Räägime järgmisena tööst laengu liigutamisel elektriväljas. Kõigepealt tasuks muidugi meelde tuletada mõiste mehaaniline töö. Füüsikas nimetati siis tööks või täpsemalt öeldes mehaaniliseks tööks olukorda, kus mingisugune keha liikus ehk siis teiste sõnadega sooritas mingisuguse nihke mingi temale mõjuva jõu mõjul. Ja selle töö suurus oli siis võrdeline nii sooritatud nihke pikkuse kui kehale mõjuva jõu suurusega ja sõltus ka sellest, et milline nurk nende kahe vektori vahele jäi, ehk siis töö avaldises oli ka siis sellest nurgast koosinus ja tõe huvides olgu siis siin ära toodud asjaolu, et just tänu sellele koosinusele tuleb meil tõdeda, et keha liigutamiseks ei tee tööd mitte terve jõud, vaid ainult selle jõu nihke sihiline osa. Nii palju siis meeldetuletuseks, aga läheme nüüd meie elektriteema juurde tagasi ja räägime siis elektriväljast ja sellest, millist tööd teevad laengud või laengu liikumisel elektrivälja jõud. Olgu meil siis siin kaks elektrivälja punkti ja asugu siis selles ühes punktis meil mingisugune positiivne laeng Q ja liikugu siis see laeng punktist 1 punkti 2 ja püüame siis nüüd kirjeldada selle elektrivälja poolt selle laengu liigutamiseks tehtavat tööd. Mäletavasti igale elektrilaengule mõjub elektriväljas elektrijõud, mis on võrdeline selle laengu suurusega. Võrdeteguriks oli siis elektrivälja tugevus ja kuna jõud ja elektrivälja tugevus positiivse laengu puhul on suunalt identsed, siis me võime selle vektorvalemi asemel võtta appi siis skaalarvalemi. Nii et punktist 1 punkti 2 liikudes sooritatakse siis nihe S ja nurk, mis siis jääb jõu suuna ja nihke suuna vahele, on alfa ja olgu siin kohe rõhutatud see, et see alfa tegelikult on kahes kohas siin jõu ja ehk siis jõujoone ja nihke vahel ja siin jõujoone ja nihke vahel on siis täpselt sama suured need alfad. Eks ole, töö oli siis F korda S korda koosinus alfa ja elektriväljas oli siis F E korda Q.
Nüüd tasuks meelde tuletada natukene trigonomeetriat. Selle täisnurkne kolmnurk tekib siia ja selle kolmnurga üks kaadetites, täpsemalt siis selle alfa lähiskaadet on avaldatav kui S korda koosinus alfa. Ja tähistame selle S korda koosinus alfa tähega delta T ja nimetame seda delta T siis jõujoonte sihiliseks nihkeks. Et kui me seda teeme, siis me saame selle elektrivälja jõudude poolt tehtava töö avaldiseks E korda Q korda delta T, ehk siis töö on võrdeline väljatugevusega, üsna arusaadav, ehk siis mida tugevam on väli, seda rohkem väljajõud tööd teevad. Töö sõltub laengu suurusest, ehk siis mida tugevam on laeng, seda rohkem väljajõud tööd teevad. Ja töö sõltub siis sellest, kui pikk maa mööda elektrivälja jõujoont edasi või ka tagasi liigutakse. Ja tuleb välja, et töö ei sõltu üldse osakese liikumise trajektoorist, vaid tõepoolest kõikvõimalike trajektooride puhul on elektrivälja jõudude poolt punktist 1 punkti 2 liigutamisel tehtav töö samasugune. Püüame nüüd anda füüsikalise sisu sellele delta T-le. Ja selleks peaksime siis tuletama meelde homogeense elektrivälja tekkimise. Mäletatavasti homogeenne elektriväli tekkis siis kahe laetud tasandi vahele. Ja me saamegi tuua nüüd siis mängu kaks kaugust. Kaugused siis vastavast tasandist, täpsemalt siis kaugus positiivsest tasandist. Ja kuna mõlemas väljapunktis on elektrivälja tugevus ühesugune, siis toome sisse sellise füüsikalise suuruse, mis kirjeldab siis elektrivälja tugevus läbi elektrivälja siis kauguse kaudu elektrivälja tekitajast ja nimetame seda siis selle elektrivälja potentsiaaliks. Nii et see phi siin on siis elektrivälja potentsiaal. Aga enamasti ei paku meile siis huvi mitte see, kui suur on potentsiaal ühes või teises elektrivälja punktis, vaid hoopis see, kui palju
siis see potentsiaal ühest punktist teise liikudes muutub ja saab siis näidata, et see E korda delta T ehk siis jõujoonte sihiline nihe korda elektrivälja tugevus kirjeldab meile siis potentsiaalide muutust ja seda potentsiaalide muutust nimetatakse füüsikas pingeks, potentsiaalide erinevus või potentsiaalide vahe ehk pinge. Ja kui nüüd panna kirja siis veel kord see meie eelmisel lehel tuletatud elektrivälja jõudude töö valem ja teha siin siis asendus, siis me näeme, et elektrivälja jõudude poolt laengu liigutamiseks tehtav töö on võrdeline laengu suurusega ja võrdeline pingega nende punktide vahel, kus siis laeng liigub. Tuletame meelde ka pingeühiku, eks ole, saame siit valemist siis selle pingeühiku tuletada. Pingeühik on siis tööühik jagatud laenguühikuga ehk siis Jouli kuloni kohta ja mäletatavasti sellist jagatist Jouli kuloni kohta nimetati voldiks. Jah, Joule ei ole fundamentaalühik, kulon ei ole fundamentaalühik, nii et me võiksime seda ühiku tuletamist veel jätkata, aga sellel ei ole küll mingisugust väga sügavat mõtet. Lõpetuseks võiks siis meenutada veel ka asjaolu, et kehaga tehtav töö võis olla positiivne, aga võis olla ka negatiivne. Positiivse töö puhul keha energia kasvas ja negatiivse töö puhul keha energia kahanes ja see, kas siis töö on positiivne või negatiivne, sõltub tegelikult sellest, milline on siis see nurk jõu ja liikumise suuna vahel, sest et, eks ole, koosinusel võisid olla nii positiivsed kui negatiivsed väärtused. Esimeses ja neljandas veerandis olid siis koosinusel positiivsed väärtused, nii et kui me mõõdame nurka liikumise sihi ja jõu vahel, siis kui see nurk on 0-st 90 kraadini või 270 kraadist 360 kraadini, siis on jõudude poolt tehtav töö positiivne ehk siis laengu potentsiaalne energia kasvab ja kui nüüd nurk peaks jääma 90 ja 270 kraadi vahele, siis on jõudude töö negatiivne ehk siis potentsiaalne energia kahaneb ja loomulikult kuna koosinus võis olla ka 0, siis võib ka töö olla 0-ga ja töö on 0 olukorras, kui alfa on kas 90 kraadi
või 270 kraadi. Selle 270 kraadi kohta võib öelda ka, et -90 kraadi, nii et kui alfa on täisnurk, ehk siis nurk liikumise sihi ja jõu vahel on täisnurk, siis sellised jõud laengu liigutamisel tööd ei tee ja selle keha energiat ei muuda.